Tere hommikust! Just hakkasin mõtlema, et ma olen täiega tubli filmimises olnud. Piinlik on küll see, et ma pole filminud põhimõtteliselt üldse ikkagi kaameraga, sest mul on seal ülikehv aku ja ma pean ostma mingi parema aku sinna ja ma olen nii harjunud juba telefoniga. Väga nõme lugu igastahes, sest see maksis nagu nii palju, aga küll ma hakkan seda kasutama. Kindlasti. Igastahes. Me oleme hommikul juba ülitegused olnud, kell on tegelikult juba 11. Ma viisin 8 aeg tüdrukud lasteaeda ja Hennu oli ka täna, sest ta neljapäeval tööl ei käinud, siis tööauto ei olnud tema käest, talle tuldi järgi ja siis ta võeti lasteaia juures peale, kuna veel ei olnud nagu jõutud maja ette, aga meil on lasteaed nagu ülilähedal kodule. Ja siis me läksime koos, viisime tüdrukud lasteaeda, siis ma käisin Selveris, mul oli vaja mingiseid asju ja siis ma ostsin Vileda mingi selle akna selle teleskoopvarrega mingi pesuteema, et parem oleks pesta neid aknaid, mis lahti ei käi nagu keskpisi rõdudel. Muidu ma ronin alati seal ääre peal. Ja siis ma ostsin mingised pesukeelid, et pesta a la softshell'e ja asju ja spordirõivaid, kui on siukseid. Ja siis sule, eraldi sulejopede värk, sest ma kavatsen kõik talveasjad ära panna. Mu tänane eesmärk ongi 1000 korda teha, kuigi meil õhtul lõpetasime, aga hommikuga on juba kõik sassi tõmmatud, enne kui lasteaeda mindi. Ja siis võtta, panna talveasju vaikselt ära ja võtta kevadsügise asjad välja. Jalanõud kui ka mütsid, sallid ja joped ja kõik ära. Ja siis ma hakkasin täna mõtlema, et ma ei tea, kas mul on tüdrukutel isegi. Ma tulen siia vähem mugavamalt. Isegi kui halval, kui nii on parem. Sorry. Igastahes ma hakkasin mõtlema, et ma ei teagi, kas mul on mingiseid häid jopesid tüdrukutele. Mul on ülipalju asju, aga nagu ma ei taha nagu panna mingiseid lenne, mingeid ilusaid uusi millega me käime nagu niisama väljas lasteaeda trööpamiseks. Ja mis sest, et need on juba mingi 2 aastat vanad nooral, aga siiski need on nagu, näevad tutikad välja, mega ilusad. Ja samas mul on eraldi ostetud mingid softshell'i joped, aga ma kardan, et äkki need on liiga õhukesed, kui panna isegi paks pusi alla, aga samas peaks sokk olema. I don't know, ma ei tea lihtsalt. Me peaks ostma äkki mingid joped neile veel või? Ma ei tea, väga crazy. Raske see elu, pean mõtlema. Aga jaa, võtan kõik välja, äkki ma olen mingid joped üldse ära unustanud, äkki mul ikka on. Ma ei tea, nii nõme siuke, samas on nagu suve, samas on külm, et oleks juba piisavalt suve. Sest mul on tegelikult mingiseid jopesi, mis on pealt kile ja seest on nagu fliis. Et nendega peaks ka äkki okk juba olema, et need lasteaeda saata. Need on vist mingid Pepkost ostetud. Mingid pikemad, siuksed nagu parkad. Olengi ostnud nagu, et õue siia, kui me lähme kuskile mängima või midagi. Ja neile endale on nagu meeldinud. Et siis äkki need, aga äkki nendega on külm, ma ei tea. Nii raske on siukene kevadsügisaeg selles mõttes. Aga nii mõnus ilm. Ja siis me jõudsime Sassuga juba maja juurde tagasi, täpselt maja ette, mõtlesin, et tasin käru üles asjadega. Ja siis Heinu saatis sõnumi, et eile tellisime Sassule ühe nukukäru puidust nagu käimistoena. Meil on tegelikult noore ajas kuskil keldris, me mingi aeg nägime ka seda, on alles. Veits on nagu mingid asjad sealt puudu ja värki, aga nagu toimib ja töötab. Aga Heinu ütles, tema ei viitsi seda keldrist minna välja kookima, et mingi hetk, kui läheb, siis viib maale selle, et saab seal ka kärutada ringi. Ja siis linna tellisime eile uue. Oli niimoodi, et täna kohe kätte ja siis jõudsin maja, et Heinu saadab, et jõudis kohale. Käisin seal, mis see mingi Mustamäe teel, see Kaup 24 ja Hansapostide ja kõikide nende mingine väljastuspunkt. Käisin seal järgi sellel ikkagi, kuigi mõtlesin, kas ma viitsin, aga siis läksin ikka. Nüüd tulime koju ja Sass siis tudub ja panin ta tuttu ja nüüd mõtlengi, et peaks selle kokku panema, koristama ja saaks kõik toad nii korda, et kui Sass ärkab, et siis saaks hakata meie toast neid kevadsügis asju välja võtma. See oleks nagu hea plaan. Võt. Nii et eks näis. Tellisin just Sassule sünnaks õhupallid ära. Nüüd on see maha tõmmatud, kook on tellitud, sünnakoht on bronnitud. Nüüd on veel vaja siin aprilli lõpus tellida toit ära
ja vaagnad ja asjad. Siis ongi kõik. Siis jääme ootama sünnipäeva ja no sünnakink ka. Selle peame ka ära ostma. Vot, nii et vaatame siis. Hetkel peaks tubliks hakkama. Igastahes. Tee mämm. Saskia. Mämm. Nii, ma ei olegi väga midagi filminud, sest ma panen lihtsalt talve asju ära. Pesen läbi, teine masin kohe lõpetab, läheb 3. 3 kombet on pestud ja nüüd 3 püksi jope komplekti ka on, aga mega palju veel pesta. Ja siis panen, kui need on kunagi ära kuivanud, kõik ära. Seal, kus olid kevadsügis asjad. Ja võtan ennast kevadsügis asju välja. Mul on vaja veel kõik asjad ära sorteerida, täiesti kohutav. Ja ma peaks tunni aja pärast tegelikult hakkama õue sättima, sest tüdrukutele tuleks järgi minna. Ma täna trenni ei lähe, sest Hennu on Tartus. Teadmata kellani. Ja siis ma võin Noora trenni pärast. Aga mul tuli üks pakk siin vahepeal. Ja siis ma mõtlesin, ma näitan teile kiiresti ära. Muidu see jääbki näitamata, et mis sealt tuli. Nii. Kõigepealt tulid emmale siuksed baikeripüksid. Siis Noora sai siuksed bikiinid. Ülemine osa on siis selline. Siis Noora sai sellised baikerid. Siis Saskia sai samasugused nagu emmagi. Siis Noora sai siukse Barbie bluusi. Siis ta sai maasika crop topi. Ja siis selline särk. Siis Noorale läks veel siukene trikoo. Ja siis veel Barbie dressipüksid, mis siit on siukse sädeleva roosa ribaga. Ja siis mingi Barbie crop top ka. Võt, rohkem polegi. Siuksed asjad. Aga ma nüüd peaks kiirustama ja tegema kõik asjad kord. Tegime just Sassuga 11 kuu sünnapilte järgi. Ja siis järgmine kord saab teha aastasel sünnipäeval pilte. Ja, nüüd roni. Suht võimatu oli temaga teha neid 11 kuu pilte, sest ei püsi. Ja talle meeldib ainult teha seda nagu niimoodi, tõmbab sisse. Ja siis siukest häält ja siukest nägu. Ei saa just eriti ilusaid pilte. Aga lõpuks jäi miskit ikka õnnestus, nii et läks hästi. Nüüd ta tõmbab siin Lego kaste välja. Jaa. Ma peaks kiiresti jalanõud, kindad sallid, mütsid ära veel sorteerima. Ja siis panema mingid asjad ära ja siis vaatame edasi. Meil on kell mingi 7 kohe. Tõesti jõhker. Ma olen täiesti üleni higine, sellist rõve, seda mu näostust näha. Ma ei jõua kuskile pessu ka minna. Mul on kodu lihtsalt täiesti, ma ei jõudnud mitte midagi nagu normaalselt ära panna, täiesti erroris. Ma ei tea,
ma pean hakkama varsti õhtusööki tegema, ma ei saa veel teha, sest ma läksin tüdrukutele lasteaeda järgi ja siis otsustasin, et kuna meil oli aega mingi 1,5 tundi, et me ei tule koju, vaid me oleme nii kaua mängukal, kuna ilus ilm on ja jalutame ja siis lähme Noora trenni. See lõppes sellega, et esimesel mängukal, kus me olime, Emma järsku ütles, et tal on kakahäda, ta tuleb kohe püksi, ma olin mingi mida. Ja no mis mul valikut oli, ma panin ta sinna kuskile mänguka nurka, kuskile, ma ei tea, muru peale kakale siis. Ja siis vähemalt mul oli mingi salpaka pakk kaasas, nii et ma sain ära pühkida ja siis ära korjata ja ära visata selle kaka. Väga kena. Siis me läksime järgmisele mängukale, siis me käisime tiigi ääres, me võtsime kakaod ja läksime Noora trenni juba, jätsime riided. Emma oli täiesti põrguline nambist. Jooksis niimoodi, et Noora kotist lihtsalt asjad lendasid, küll veepudelid, küll hüpitsed asjad. Ma ei tea, täiesti kaos oli. Ei tea, kõik vaatasid lihtsalt. Lõpuks ta lihtsalt röökis põrandal maas. Lihtsalt röökis. Püsti ei tõusnud, mu prille loopis. Kõik vaatasid, ma olin mingi äge. Pärast mulle öeldi, et kas tõesti üksinda 3 lapsega, et kas ühel oli paha tuju või värki, ma olin mingi. Kas tõesti või? Ja siis nüüd jõudsin koju nendega. Ja kell on kohe 7 ja ma pean mingi 50 minuti jooksul neid hakkama uuesti riidesse panema. Me saime kodus olla 15 minutit. Ja siis me lähme tagasi Noorale järgi. Ja siis ma tulen koju ja siis ma pean süüa tegema. Ja siis sööme, käime pesus, tuduasjad. Ja siis põhimõtteliselt ma peaks koristama ka seda hullumaja veits ära. Ma ei tea, kuna Hennu saab Tartust tulema, neil on tõesti hull päev täna. Saskia, ära mine kuskile. Emma, sa kukud sealt pea ees alla. Igastes ma pean toimetama, sest mul on vaja käru teha 2 lapse omaks, sest ma ei võta emat enam tõuksiga, vaid ma käin kiiresti lihtsalt järgi ära. Ja mul on vaja need jubinad riidesse panna ja kõike. Nii et uskumatu lihtsalt õhtu. Ja ma liigun ka siis Noorale jälle järgi koos lastega. Ja no täiega jõhker kui ilus ilm ikka. Kell on mingi 7:15. Õues on täiega soe, päike paistab, mega. Aga nagu mängukad, see üks meie juures, siin on ainult üks laps mängib, nagu vanemad, kus te olete oma lastega, siukse ilmaga. Nagu imeline, nagu ma lihtsalt palvetan, et see jääkski selliseks ja läheks veel paremaks. No tehke mänge. Ma panin ka Saskia voodisse ära, lõpetsime söömised asjad. No tasakesti. Suuremad on vannis, natuke mängime, pesame ja siis ka voodisse ära. Saskia juba on ja kell on mingi, kui ma ütlen teile, kell on 9. Nii et ma täiega läbi ja mu sees nii valutab, et elu elamine on nii jõhker lihtsalt. Tere hommikust! Meil oli mega räige hommik, nagu tohutult stressirohke, pingeline. Aga nüüd ma liigun ämma juurest küntesse ja pärast näitan, mis ma nendest teen. Ja Saskia jäi siia, Saskia magab juba viimased tund aega. Ma pesin just pead ka enne ja teised on lasteaias. Aga jah, meil oli väga varajane ja raske hommik. Uues on räme palav. Ma olen pusaga ja
mõte on, et äkki läheks täna rattaga kooli. Ma ei tea, kui hea mõte see on, aga mõte oli. Ja ma olen kohe kodus. Saskia ilmselgelt magama ei jäänud, kui ma mustakalt õikale jala tulin. Nii et läheb koju tuttu. Ja äkki see ongi hea, sest siis ma äkki saaks natuke koristada elamist normaalsemaks. See on eilsest alates siuke pardak. Aga jaa, nii et künned on siuksed, nagu näitasin. Ja vaatame, mis siis tänane päev veel toob. Kas ma lähen rattaga või mitte, varsti peab kooli minema. Pean asjad kokku panema, tüdrukud ära tooma. Kell on juba varsti 3. Nii et eks näis. Mis teed, Saskia? Mis teed, Saskia? Sasu? Nii, ma arvan, et mingi paar päeva on viimasest filmimisest möödas. Me ei saa öelda, et me kõik oleme haiged. Kõigepealt hakkas minul kurguvalu ja siuke halb hingamine, kuna mul on astma ka, siis nii kui ma natuke külma saan, siis kohe mu hingamine läheb nagu halvaks. Ja siis siuke haige tunne oli. Ja siis siiamaani mul on nagu halb olla. Mul on mingid kuuma ja külmahood ja raske on hingata ja mingi räme köha ja nohu on. Ja Hinnul lõi üleeile õhtul ka niimoodi, et ta läks kell 9 tüdrukutega magama, ta ütles juba õhtul, et tal on halb olla. Ja jäi kell 9 magama, hommikul ärkas terve öö higistas ja oligi nagu terve otsa palavik. Ja jäi nagu koju, võttis lapsepäeva. Ja siis eile me olimegi, mitte eile, üleeile siis, üleeile õhtul Hennul hakkas halb ja üleeile ta siis jäi koju. Terve päev pikutas ja vedeles ja midagi teha ei jaksanud. Ja ma olin ka suht lääbakil. Etsime minu meelest tüdrukud ka veel koju sel päeval. Issand, ma ei mäleta. Ei, äkki siis tüdrukud läksid. Okei, mul on mingi pudrukapsad. Igastahes ja siis läks Sassuga, läksime õhtul magama ja siis Sassu ärkas öösel mingi nutis üles ja Sassu tõesti tuli kuum, mingi 39+ palavik. Ja terve öö ainult jorises, üldse magada ei saa, arvatavasti halb olla, mis sest, et küünal ja kõik oli, et palavik läks alla, ikkagi nagu halb olla. Ja Hennu eeles hommikul ärkas ka eelnev öö siis hullult higistas siis, kui Sassul palaviku lõi. Tõesti läbimärg oli terve öö. Ja ta ärkas hommikul üles ja tal on kõik fine. Ma ei tea, ma võiks ka higistada lihtsalt niimoodi, et mingi üks päev magan ja teine päev mingi higistan. Saskia? Ja et siis olen terve, ma ei tea, ma vindun juba nädal aega siin põhimõtteliselt. Ja siis nüüd eile õhtul oli ka Sassul 39,6 palavik. Täna öösel oli ka suht pahasti. Minu õnneks Hennu andis talle vist mingi 7 aeg rohtu. Ja siis ütles öösel veel, et enne 12 kella 1 aeg ütles, et ta andis meilt enne poolt 12 ja andis talle rohtu. Et andis talle rohtu ja siis 1 aeg või mingi poole 2 aeg ta ärkas üles nuutes ja oli täiesti kuum jälle. Siis mõtlesin, mida kanni, et nagu nii vähe rohust möödas ka, et me ei saa nagu uut anda. Siis võtsin ta enda kaisu, mõlemad töötavad meie kaisus maganud, et alguses jääb oma voodis tuttu, kuni kõik ka magavad, et ta kuskile põgenema ei saaks. Ja siis on täna hea tuju juba. Ja siis ööseks meie kaisu. Ja õnneks ta on mul kogu aeg ainult massu veel. Ja siis ikkagi rohkem ma ei olegi talle peale eile enne 12 õhtul rohtu pidanud andma, et ta on küll soe ja vahepeal on mingi 37,8 juba ja kõik, aga siis ta magab ja jahtub nagu maha tagasi.
nii, tule maha siis. Nägid ära. Ja noh, nii me siin vindume. Tüdrukud läksid täna lasteaeda, eile olid siis kodus või? Mul pudrakapsad. Ja staas ma ei ole ka suurt midagi jaksanud teha, ülihalb olla. Ja koolis oli eksam ka ja koolis pean ju ikka käima. Igatahes jah, mingi väga, ma ei tea, ja väga valel ajal võtsin need kevad asjad välja, et hakkan talve asju läbi pesema. See kodu nagu nägi nii crazy välja ja siis ma olen täpselt haige ja siis lapsed nagu tõmbavad veel rohkem segi ka ja pole jaksanud nagu üldse koristada. Nagu see oli lihtsalt täiesti kohutav, mis siin nagu toimus või veel toimub kergelt, et pole vist, ma ei tea, nii pikka perioodi olnud, kui kodu nii segi oleks, nagu mingi 4-5 päeva. Ma olen nagu iga päev midagi jõudnud nagu ära koristada ja teha korda, aga mitte kõike. Aga see nullitakse suht kiiresti ja need, mida ei ole korda teinud, on nagu veel hullem mingi aja pärast. Praegu ka pesen ikka pesu läbi ja talveasju ja tavapesu on ma arvan mingi 5 masinatäit, kui mitte rohkem. Saskia, et nüüd lõpuks sain tüdrukute toa üle mingi 3-4 päeva enam-vähem korda. Saskia, ära jurra. Tule siis opa. Et nüüd siin vaja veel kapi pealt riided ja asjad kokku korjata, on ju. Noora tuleb ka lõunastena koju. Issi oli hommikul lubanud, et ta läheb toob ta ära lõunast, et tuleb vahepeal töölt viib ta toob koju. Saskia on silmad kogu aeg ülisugused punased, pilukil niimoodi. Nüüd peale praegust esimest magamist tal on esimest päeva nagu siuke hea tuju, naeretab. Ja on siuke rõõmus. Ja natuke oled nõus üksi ka olema. Siis emme saabki koristada natukene, on ju. Aga ja, suht, ma ei tea, väga vastik. Ja nüüd meie nädalavahetuse plaanid kõik lähevad ka luhta. Vaatab, mis see Saskia. Tegelikult nad pidid täna õhtul minema kõik maale, kuna minul on homme sünnipäev. Et plaan oli siis, algselt kõige esimene plaan oli, et meil täna peale lasteaeda läheme sõbrannaga koos siis lastele järgi, et meil jäävad lapsed ühes lasteaias eri rühmades. Siis tal poiss on nagu nii kaua tahtnud meile mängima tulla, aga kogu aeg on nii kiire ja ei saa ja reedel nagu ainus päev, kus mul ei ole mitte midagi. Ja et siis oleks tulnud siia ja siis nagu 2 peredega istunud, et tal mees oleks ka tulnud nagu peale tööd siia. Ja siis midagi söönud ja siis oleksid läinud minu pere kõik maale. Mina oleksin koju jäänud ja temal oleks ka. Ja oleks siis mees läinud lapsega ära. Ära platsi, tee pai. Teeme pai teeme. Me ei platsi, me teeme pai, kallis, pai teeme. Ja me oleksime jäänud siis siia. Oleks midagi head süüa teinud, tellinud, mis iganes. Ja siis homme oleks veits koos olnud, ma oleks saanud veidike puhata. Mul oleks olnud emma beebigrupi tüdrukutega, me üritame kord kvartalis kokku saada. Siis olekski homme pidanud kokku saama. Kuskile sööma läinud värki. Kas ma võin su maha panna? Ja. Näe, Saskia. Ja siis pühapäeval ma läksin käinud poes. Teinud, sest mul tuleb pere päeva vältel. Käivad kõik läbi õhtuni. Pühapäeval esinemine, Hinnul on mäng. Ja nad oleks tulnud pühapäeval lõunas koju tagasi kõik. Ja siis, et kui ma saan nüüd kooliga eksami läbi, siis me oleks uuel nädalal Hinnuga minu sünnipäeva ja siis seal kooli nagu eksami nii-öelda sooritanud testi puhul siis läinud kinno ja sööma, mis iganes. Aga nüüd ma ei teagi, kõik plaanid on nagu nii vastu taevas. Saskia küll sai eile viimati palaviku alandajat. Aga ma ikkagi ei tea, ma nagu, kui veel suurematel kellegil on siuke väiks, mingi palavik ja juba hakkab nagu paremaks minema, siis ma nagu võin nad maale saata. Ala Hinnuga, et kui neil on nagu muidu kõik korras juba. Aga Saskia on nagu liiga väike, ma ei tea. Aga kõik plaanid läksid igastahes suhtavad, ma ei tea. Aga ma pidin vahepeal nina nuuskama. Aga tegelikult tahtsin näidata, et mul viimane mingi pakk jõudis ka, mis ma praegusest tellinud olen. Issand, mul on midagi silma. Issand, mul on midagi silmas. Aga vist. Igastahes jah, viimane pakk, mis ma siin mingi aeg hulgini tellisin, jõudis ka kohale mingi päev, eile äkki või üleeile.
ja nüüd tahangi riided ja asjad kõik ka korda saada. Siis ma mõtlesin, et ma näitan teile ära. Ja siis vist rohkem äkki pole praegu midagi tulemas. Ühed püstolid tellisin ka, ma näitan teile. Saaks ka ära rolli. Kaks sellist roosat mullipüstolit maale. Saavad lapsed mängida. Aga riietes siis nii palju, et emmale siuksed biker-shortsid. Siis Saskiale siukene UV trikoo pikkade käistega. Siis Laurale siuksed teistsugusemad lühikesed püksid taskutega. Siis Sassule täpselt samasugune kübar nagu see. Nagu see trikoo. Siis emmale käpakad russikuid. Ja siis mõtlen, kas ongi kõik või. Äkki siis on. Ja siis Noora nägi vöökotikest ja siis tahtis. Ja kuna meil üks vöökott ainult on, siis ma mõtlesin, et ma ostan siis ühe juurde. Et ei ole kaklust, kui ainult ühel on vöökotik, et siis on mõlemal. Aga nüüd ma peangi sildid asjad ära lõikama. Need riided kappidesse lappama, tegelikult kapid ka korda tegema. Kapid on ka nii sassi tõmmatud. Saski juba saab ka ilusti aru, kuidas kapi uksed liiguvad, et lahti teha. Ja tõmbab tüdrukute riideid kappidest välja. Ja käib koridoris mütsisalli sahvrite kallal tõmbab. Käib siin tüdrukute toas kummuti kallal. Legosi tõmbab, igast asju tõmbab välja. Köögis tüdrukute või nende enda nõude sahtel kõige all, kus on need plastikust. Ja siuksed. Ära seda tõmba maha. Siis seal käib kogu aeg, majandab kogu aeg, terve elamine on täis nõusi. Et korralik patsaan juba. Aga ma üritan siin enam-vähem siis kõik korda saada ennem kui Noora tuleb. Et siis peaks varsti Sassu hakkama tuttuga jälle sättima. Ja siis vaatame, mis me Nooraga teeme. Ma ostsin mingi pärleid ka. Mis ma olen ikka vahepeal veel ostnud, oota. Ma ostsin pärleid juurde, et Nooraga saaksime teha käevõrus ja kaelakeesi. Ja siis Noora on hullult tahtnud juba jõuludest alates mingit popikotti. Seda sugulase juures nägi. Ja ma ei ole nagu ilusat näinud normaalse hinnaga. Mingi aeg kuskil poes ühte nägime mingi, ma ei tea, vakapruun, mingi ülilambi, mingi välimus oli sellele kotil. Ja maksis just 15 €. Oli mingi siukse raha eest nii mõtet kotti, sorry, et ma ei osta. Ma peaks neid 2 tükki vähemalt ostma. Ja siis nüüd üks päev ennem, kui ma läksin neile järgi lasteaeda, siis ma käisin Pepkost läbi. Ja oli tulnud siuksed pisikesed popiti, need ilusa värvi ja kõigega. Ja laia rihmaga. Maksis 4 €. Ja siis ma ostsin neile need ka. Ja siis Noorale mingi, ma ei tea, siin on Rapuntsel. Siis see Kaunitari koletise printsess, siis ma ei tea, see sinise multika oma. Ja siis Ariel. Ja mingid barbid ja mingid asjad, mänguasjadest nad on midagi veel saanud siin vahepeal. Mis nad olid nagu ammu tahtnud. Emma ühte interaktiivset jänkut. Ja ta magab ka, kuigi mingi kivikõva, aga noh. Ja Noora sai mingi barbi. Ja mingi Elsa mingi täiesti mõttetu raha raiskamise nuku. Ootas ju palju rohkem sellest, aga noh, vahet ei ole. Ja siis ostsin ühe Twisteri selle mänguga. Minu esimene Twister siis. Sorry, emme köhib lihtsalt kõvasti, see ei pea ihmatama. Aga ma nüüd kolistan edasi. Mõtlesin, et äkki mul nüüd on jõudu ja jaksu jälle
rääkida siin vahepeal teiega